See oli paar päeva tagasi, ma sain sõnumi ja sellele eelnes üks aeg, kus on mul olnud väga-väga palju tegemist, väga kiire. Ja tegelikult algas see juba enne Sambiasse sõitu juba märtsis. Meil oli vaja mitu raamatut trükki saada, toimetada, siis olid need muud reisid, siis tuli see intensiivne aeg Sambias. Ja kui ma olen väljas, nii-öelda missioonil, siis mul on väga vähe võimalust selliseks vaikseks Jumala hääle kuulmise ajaks. Siis, kui ma olen väljas missioonil, siis mul on vaja välja panna kõik, mida ma olen akumuleerinud kodus olles. Aga koju jõudes olid uued kohustuste laviinid. Ja jälle seda aega ei olnud, kogu aeg mõtlesin, et iga nädal, et kui ma nüüd selle ära saan kaelast, et siis ma võtan selle aja Jumalaga koos. Aga siis ikka tuli uus asi ja lõpuks oli niimoodi, et ma ei olnud nii-öelda sellist Jumala kuulamise aega võtnud juba võib-olla märtsist saati. Sellised juhuslikud asjad küll, kui ta ise sekkus, kui ta unes või hommikul midagi ütleb, aga seda, et mina istun tema ees ja kuulan ja kirjutan üles, mida tal on öelda, sellist aega mul ei olnud kuid. Kogu aeg on lihtsalt järgmine nädal ja seda ei tule seda järgmist nädalat. Ja vaadake, mis see teeb ühe Jumala lapsega, ma ei tea, kuidas teil on. Kui teil on olnud üks pikem aeg, kus ei ole lihtsalt aega, teed oma hädapärased palved ära keeruga, ütled, et Isa, ma armastan sind, Jeesus, ma armastan sind ja püha vaim, tule õnnista, hoia, aita ja tormad, eks ole. Aga kui mingi periood on mööda läinud, siis mis juhtub, hakkab tulema süütunne. Kes võib-olla tunneb selle ära, no kui on ja tunned, et vot süda on, sa tead, sa koged, et Jumal on lähedal, sa koged, et ta on ligi, sa koged, et ei ole vaheseina vahel, aga oma süda on kuidagi, tahaks nagu müts peos ja silmad maas tema ette minna. Et anna andeks ja ei ole ammu saanud rääkida ja umbes niimoodi. Ja siis ma võtsin siin ühe aja ja mõtlesin, et ma siis olen nüüd Jumala ees ja ma jätsin kõik oma tööd pooleli. Ütlesin endale, et sa ei tee enam mitte midagi, sa ei võta ühtegi töö otsa üles ennem, kui sa oled Jumalat kuulnud. Ja läksin siis, istusin, olin Jumala ees ja siis tuleb selline tunne, et aga miks ta peaks minuga rääkima hakkama? Kas see on siis niimoodi, et tead, näpunipsutusega, et minul ei ole mitu kuud tema jaoks aega, nüüd minul on aega, eks ole, nüüd proua või preili istub nüüd maha ja nüüd Jumal olgu olla ja nüüd kohe rääkigu ja ma olin valmis, et teate, see on alateadlik, ega sa ei mõtle seda niimoodi, see on kõik kuidagi kuskil mingisuguses alateadvuse piirkonnas, et ta ei pea rääkima, et ma saan aru, kui ta ei räägi kohe. Et mina lihtsalt nüüd ootan ja olen ja ma võib-olla ei vääri, et ta kohe minuga rääkima hakkab. Peaks ju teadma nagu paremini, aga vaata, sa ei tea oma neid hinge selliseid kiiksusid või kus see süütunne valvab meid, süü, häbi ja hukkamõist, need 3 jõudu, kes valvavad Eestimaa üle, mida ma nägin kunagi, eks. Et ka see võib puudutada väga paljusid ja võib-olla enamus usklikke teavad, mida tähendab see süü, häbi ja hukkamõist, isegi siis, kui sa pole mitte ühtegi pattu teinud. Need jõud on kuidagi kogu aeg olemas ja valmis sinule näppu vibutama, et sa ikka ei vasta päris sellele standardile, nagu Jumala poeg või Jumala tütar peaks olema. Aga nii kui ma siis maha istusin ja nii kui ma mõtlesin, et ma hakkan lihtsalt kirjutama talle vahel on hea oma palveid kirjutada üles, see annab nagu võimaluse oma mõtted kuidagi korda panna ja kuidagi keskenduda paremini. Eriti kui on sellised palju mõtteid, mis lähevad igas suunas harali ja laiali ja siis kirjutamisest on abi, sest kui sa kirjutad kellelegi kirja, siis sa ei saa mõelda 7 eri suunas, et kirjutamine aitab fokusseerida.
ja ma võtsin oma päeviku ja võtsin oma pastaka ja Jumal hakkas kohe rääkima. Ja alguses, kui ta minuga rääkis ta väga sellise armastusega ja väga armsalt, aga see sõnumi toon muutub ja ma sain aru, et ta adresseerib midagi, mis on läinud paljudel juhtudel kristlastega viltu. Et on üks vale tõekspidamine, on üks religioosne arusaam. Ja see sõnum nagu kasvas ja muutus natukene, vaata ei saa öelda, et Jumal on kannatamatu, aga see toon muutus selliseks kategoorilisemaks. Ja nüüd ma tahan ette ära öelda, et see sõnum räägib Jumala ootamisest. Ja me kõik teame, et me ootame Jumalat. Ja see kõik on nii ilus ja õige, et tuleb olla Jumala ees ja oodata. Aga vaadake, kui Jumal hakkab neid tõdesid ja valesid lahutama juuksekarva täpsusega sellises punktis, kust nagu inimsilm enam vahet ei tee. Et meie teame, et kui keegi ütleb, et Jumala ootamine, siis me ütleme jaa, ma tean. Aga selle sama Jumala ootamise sisse võib tulla vale vaim või religiooni vaim, mis röövib Jumala laste vabaduse. See on väga peenike värk, see on väga kaval värk, kuidas hingevaenlane toodab neid kerge nihke või kaldega selliseid vildakaid õpetusi, mis pealt näha kõlavad kõik piibellikult ja õigelt. Ja kui me ei ole väga terased, me ei taipa ka, kuidas me oleme läinud lõksu ja hakanud uskuma midagi, mis näib õige, aga tegelikult on hea ja kurja tundmise puust, tegelikult on vana lepingu ajast, tegelikult on hoopis teine vaim seal taga. Ja kas me teeme seda vahet? Ma siin üks koosolek tõin siin näite, viimane pühapäev, kus kui kavalalt saab vaenlane perverteerida ära kirjakoha ja kui me ei pane tähele, me ei märkagi. Et kui jutt oli sellest abielu rikkumiselt tabatud naisest, siis Jeesus ütles talle, kui nad keegi talle ju midagi kivi ei visanud, kõik lasid jalga need variserid, kui Jeesus kirjutas sõrmega maa peale, siis Jeesus ütles seal need sõnad, et ega mina ka sind hukka mõista, mine ja ära tee enam pattu. Aga kui kavalalt on kurat teinud, et ta on keeranud selle ringi, nii et osades ringkondades võib kuulata sellist varianti, et ära tee enam pattu, et ma sind hukka ei mõistaks. Tundub täpselt sama kirjakoht. Mine ja ära tee enam pattu. Või kuidas ta ütleb, et ega mina ka sind hukka mõista. Mine ja ära tee enam pattu. Vaata, mis on, see on andestus, halastus ja lahtilaskmine. Ja see loob suhte, see loob ühe intiimse osaduse, see loob ühe igavese tänutunde ja see loob ühe pühitsusigatsuse. Et kui sul on nii palju andeks antud, sa ei taha enam pattu teha. Aga kui võtta see sama kirjakoht ja tõsta need pooled ringi ja see kõlab täpselt samamoodi, kui sa ei pane tähele, mine ja ära tee enam pattu, et ma sind hukka ei mõistaks. Et ma ei peaks sind hukka mõistma. Ja mis juhtub? Inimesele pannakse nagu veskikivi kaela. Mine, ära tee enam pattu. See paneb käsu alla, see paneb kohustuse. See ei väesta, vaid see annab sulle nagu viimase hoiatuse. Nüüd võta ennast kokku, vaata, et sa elades enam ei libastu, sest siis ma mõistan su hukka. Vaadake, kui kaval, kuidas see saatana ajutrust võib väga peenelt kõiki kirjakohti ja kõiki õpetusi hakata niimoodi kallutama, et kui me ei märka, see asi on läinud valeks. Ja nüüd see sõnum, mille ma loen ette ja ma ütlen ette, et see oli, ma kirjutasin selle mõne minutiga, see on üsna mitu lehekülge ja see on nii täis kirjakoha tsitaate, et see on inimlikult võimatu kirjutada midagi teemasse sellise kiirusega,
mis on nii palju kirjakoha viiteid täis. Ma lugesin kokku, ma kirjutasin täna kõik need kirjakohad omale välja. Siin on vähemalt 20 piiblitsitaati ja kirjakohta. See lihtsalt tuli nagu kuulipildujast. Ma loen seal ette ja siis võib-olla vaatame neid kirjakohti ka. Jah, mul oli siin ka see üks nägemus, mis ma jagasin mõni nädal tagasi, kus ma olin unes kuskil kiriku kellatornis, lugesin raamatut. Sellise vana sajanditest tuhmunud kiriku akna, ma istusin nagu selles aknaorvas. Nagu see oli selline lauge, selline nagu aknalaud või selline, kus oli väga mõnus terrasse tõmmata ennast ja raamatut lugeda. Aga et see aknaklaas oli selline tuhmunud, selline matt, võib-olla tahmane, tolmune ja siis ma aeg-ajalt sealt nagu läbi välja ei näinud, siis ma aeg-ajalt niimoodi piilusin välja nendest katkistest klaasinurkadest, kus olid killud väljas sellest mitmesaja-aastasest või väga vanast klaasist. Nagu siis ma niimoodi natuke piilusin, vaatasin, kõik oli ilus, üle linna nägin väga ilusat kõrgelt tornist. Aga muidu ma lugesin raamatut ja olin seal seespool seda tuhmiklaasi. Ja siis ühel hetkel järsku ma avastan, et aga ma istun nüüd aknakarniisil väljaspool, nagu väljaspool seda tuhmiklaasi. Ja et tegelikult see on minu valik. Seal karniisil oli samasugune selline nagu aknalaud või ase või karniis, kus sai väga mõnusalt täpselt samamoodi raamatut lugeda. Ma võisin lugeda raamatut väljaspool seda kiriku aknaklaasi, täiesti värske õhu käes, tuule käes, nähes vabalt üle terve selle laiuva linna, tohutu suurelt kuni horisondini välja, ilma et me peaks piiluma kuskilt klaasi nurgast, et välja kuidagi kiigata. Ja ma sain aru, et see on minu oma teha, kas ma vaatan läbi tuhmiklaasi sealt seest, piilun välja või ma tulen ja istun väljaspool tuhmiklaasi, istun värske õhu käes ja näen vabalt. Ja see oli see sõnum, et see on minu valik, kus ma tahan istuda. Kas ma näen selgelt või ma näen ainult läbi kildude. See on minu otsus, kus pool ma istun. Ja nüüd ma meenutan lihtsalt seda, et see sõnum järgneb nagu sellele on samast seeriast. Ja nüüd tuletan uuesti meelde, ma istun Jumala ees, siis on kerge siukene tuppa teinud koera tunne, et ma ei ole nii ammu võtnud aega, et tema häält kuulda ja et ta ei pea äkki minuga rääkima, et olen süüdi, nagu katoliiklased ütlevad, see mea culpa, eks ole, minu süü, minu ülisuur süü. Ja Jumal hakkas kohe rääkima. Kohe, ma ei saanud isegi palveid kirjutada ja Jumala hääl ütles väga soojalt ja selgelt. Tule siiapoole ust. Astu uksest välja. Tema oli nagu väljaspool ust, eks ole, ja mina istusin nagu või olin nagu siinpool ust ja tema oli väljas ja siis sellepärast ta ütlebki, tule siiapoole ust, astu uksest välja, ära oota, et mina sinu juurde sisse astun, astu ise minu juurde välja. Ma olen alati olemas, alati siin. Vahel ma võin tulla ka sinu juurde, astuda sisse, et süüa õhtust ühes sinuga. Aga kui sul on vaja, ära oota, kuni mina tulen, tule ise, nagu laps isa juurde, julgusega armuaujärje ette. Näed, ei ole öeldud, et oodake, kuni mina tulen. See oli vana leping. Siis nad ei tahtnud tulla pühimasse, salajasimasse paika. Nad pidid ootama kannatlikult, kuni ma tulin. Aga sina oled laps, uue lepingu sulane ja sulle kehtib teine käsk. Läki siis julgusega armuaujärje ette, et saada abi mis tahes küsimuses siis, kui seda vaja. Mina ei keela, mina annan heldelt ega tee etteheiteid. Nii et tule välja, tule minu juurde,
väljaspoole leeri, väljaspoole selle melu. Tule välja mägede peale nagu ülemlaulupruut. Näed, kutse on kogu aeg, et sina tuleksid välja, mitte ei ootaks mind koju. Religioon ootab mind alati enda juurde ja jääbki ootama. Nad ei taha tulla. Nad ei tahtnud juba Moosese päevil ega taha nüüdki. Aina ootavad, et mina tuleks ja mina teeks. Ootavad frustreerunult, ootavad pahaselt, murelikult, meeleheites, lootust kaotades. Aga mina olen kogu aeg ligi. Otse vaheseina taga ja uks on lahti. Ma olen siinsamas. Tulge sööge mu leiba, tulge jooge mu segatud veini, olen ma öelnud. Teie tulge, mitte ärge oodake, passiivselt, apaatselt, meeleheites. Tõuse Sioni tütar ja tule, olen ma öelnud. Vaata, siin ma olen. Kogu päeva ma serutan käsi kangekaelse rahva poole, kes ei taha tulla. Vaenlane on teile valetanud, et te peate istuma ja ootama. Selle asemel, et tulla julgusega nagu lapsed isa ette, iga kell, igal ajal armutrooni ette. Arm on alati saadaval. Ma ei ole seadnud tingimusi, mis te peate enne täitma, kui armu saate oma abiks. Kas ristist jäi väheks? Kas nüüd peab ootamise lisama? Miks te teete asjad keerulisemaks, kui need on? Kas ma peaksin premeerima armuga neid, kes tublimalt ootavad? Hoides minu poja risti surma armu tagasi tema laste eest, kelle pärast ta suri. Kuidas ma võiksin seda teha? Ma oleksin ju ülekohtune. Ma lisaksin ju tingimusi mu poja tööle, otse kui tema kannatuste ohvrist poleks piisanud. Vaid ma olen ju öelnud, tulge usu külluses, see tähendab usus, mitte vaguralt oodates, kuni kuningas oma kuldkepi sirutab ja lubab teil tulla. Kas see teema pole juba kord lõpetatud? Miks te lisate omalt poolt tingimusi juurde, otse kui arm oleks liiga lihtsalt kõigile kätte saadav ja seetõttu tuleb seda raskemaks ja keerulisemaks teha, nii et armule pääseks ligi ikkagi ainult need, kes teistest rohkem tegusid teevad ehk ootavad. Miks te teete takistusi? Ärge keelake Janusele vett, käskides tal oodata. Tulge jooge ilma hinnata, olen ma öelnud. Kus on siin see ootamine? Ootamise vaga tegu. Jah, te peate ootama, et oma lihast võitu saada, aga see ei ole minu ootamine, vaid midagi, millega te peate ise tegemist tegema, kui te läbi oma liha eesriide välja murrate. Minu poolt on eesriie juba lõhki käristatud läbi tema elava vahevaiba oma ihu kaudu ja seda ei saa enam keegi sulgeda. Tee on lahti, mu lapsed, ärge enam oodake, teie isa ootab teid igal ajal ja igas olus alati. Aamen. Kuidas tundub? Tundub, et see on juuksekarva lõhki ajamine. Aamen selle peale, lihtsalt üleüldse selle sõna peale ja aamen. Lootust andev. Aamen. Aamen. Tõesti aamen. Ja ma sain aru, kui ärritunud ta oli, sest ma sain aru, et seal väljas on üks jõud ja seal väljas on üks väga kaval vaim, kes õpetab Jumala lastele, et nüüd mine kuskile mägedesse, istu ja oota ja oota ja oota, võib-olla 40 päeva, kuni Jumal tuleb. Ja Jumal vihastab selle peale. Ta ütleb, jah, te peate ootama, kui teil on vaja oma enda lihast läbi murda, oma enda liha eesriidest, aga tema poolt on eesriie lõhki käristatud läbi tema poja ihu. Ta ei saa enam teha tingimusi, ta ei saa panna takistusi.
tema annab suisa, ütleb vana tõlge, ta annab heldelt ja ta ei tee takistusi. Ta annab heldelt ja ta ei tee etteheiteid. Ta ei saa seda teha, sest nagu ta ütles, kas ma peaksin oma poja kannatuste ohvrile lisama juurde lisatingimusi, et ei saa armule ligi ennem, kui te olete niimoodi vagalt oodanud, selle ootamise teo ära teinud, selle ootamise kohustuse ära teinud, siis kuningas sirutab armuliselt oma kuldkepi nagu Ester raamatus ja siis lubab teil läheneda. Jumal ütleb, kuidas ma võiksin seda teha, kuidas ma võiksin oma enda poja ohvrile lisatingimusi juurde panna, vaid ta näitas mulle tõesti kõik need kirjakohad, mis ta tsiteerib, need on kõik, mis ütlevad juba tegelikult Vana Testamendi ajal, tule ja joo, tulge ja jooge, kellel on janu. Jeesus kordas seda, tulge sööge, kutse on kogu aeg, tulge, tulge, miks te keelate? Miks te seal on teised kirjakohad, eks ole, et nad keelasid lastel tulla. Vaata, Jeesus ütles ju, et kui te ei saa kui lapsukesed, eks, sest nende päralt on Jumala riik. Tulge isa juurde iga kell nagu lapsed. Aga mäletate, jüngrid ütlesid ju, et laste koht ei ole siin, ajage nad minema. Ja Jeesus pahandas ja ütles, miks te keelate lapsi? Laske neil tulla. Vaata, see on seesama isa hääl. Ristile lisaks ei ole enam lisatingimusi. Nii nagu ristile lisaks ei ole tingimust, et sina pead laupäeva pidama ja sina ei tohi õlekõrt ka liigutada laupäeval, muidu sa ei pääse. See on rist pluss tegu. Mitte midagi ei saa lisada ristile, et on rist, aga siis on veel midagi. Ja nagu Jumal ütleb, et te olete teinud ootamisest järjekordse vaga teo, nii nagu Galaatlaste raamatus. Kes on teid nõidunud? Kes on teid nõidunud, eks? Et jälle te sealt Galaatia kirjas oli, et te peate neid pühi, järgite kõiki neid traditsioone, rituaale ja te olete tagasi läinud ümberlõikamise peale. Et on rist, aga igaks juhuks ümberlõikamine ka. Aga nüüd on karismaatilisel ajastul on väga huvitavalt uus selline tegu, uus vaga tegu. On see, et kui sa tahad Jumalat kuulda, siis sa pead võtma aja ja siis sa pead ühe kohustusliku aja ootama, kuni Jumal siis tuleb sinu juurde. Ta ütleb, jah, vahel ma võin astuda sisse sinu juurde, et süüa õhtust ühes sinuga. Aga see ei tähenda, et sina kui laps ei või iga kell tulla julgusega, usukülluses, armu aujärje ette, et saada armu oma abiks õigel ajal. Kui mul on häda käes, mis asi on arm? Arm on see haaris, kreeka keeles, eks, mis tähendab see lahti seletatult, kui me räägime Jumala armust, et kui Jumal oma soosingus, oma armastuses, oma lapse vastu kummardub selle lapse suunas, tema poole, kummardub sinu poole, sirutub sinu poole ja mis sul on puudu, mida sul on vaja, ta võtab iseendast, oma võimetest, oma varustusest, oma oskustest, oma tarkusest, oma teadmistest, ta võtab iseendast ja sirutab ja annab sulle, kui sul on vaja. Kas sina ei anna oma lapsele leiba või kala, nagu seal Jeesus toob neid näiteid, kui ta palub seda ja kui ta ütleb seda, et kas ma ei ole öelnud, tulge siis, läki siis julgusega armu aujärje ette. Ta on avanud selle tee selle elava vahevaiba oma ihu kaudu. Ta ei tee etteheiteid, kui sul on vaja armu, mis tähendab, kui sul on vaja isa võimekust, sul on vaja isalt abi, sul on vaja isalt tarkust, sul on vaja isalt lahendust. Kas sa pead ennem ootama 3 nädalat audientsi ja paastuma? Sul on täna, sul oli eile vaja juba. Ta ütleb, tule kui laps torma sisse ja ütle, isa, mul on vaja armu oma abiks õigeks ajaks. Praegu kohe,
ja Jumal ütleb, siin see on, võta mu laps, kas ma peaksin sulle midagi keelama? Ta selgitab sulle, ta näitab sulle, võib-olla on midagi, mis me tahame, oleme liiga kärsitud. Võib-olla on see, et vaata, siin tuleb üks teine ootamise aspekt, siin on erinevad ootamise aspektid, eks. Te saate aru, mida Jumal räägib ootamisest siin. Ta räägib ootamisest, et väärida Jumala hääle kuulmist, et väärida seda luba läheneda Jumalale, et väärida tulla tema ligiollu, siis me niimoodi ootame, eks. Aga on teistsugused ootamised, kui on näiteks me tahame, me tõime siin näited, kui siin 7-aastane laps tahab saada õpetajaks. Ta tahab väga-väga saada algklasside õpetajaks näiteks. Kui Jumal peaks talle ütlema, jah, mu laps, ma ei keela sulle midagi, sellest sügisest lähed sa algkooli algklasside õpetajaks. 7-aastane ei saa seda, ta võib unistada, ta võib paluda, aga ta peab ootama. On ju? Võib-olla kui mina tahtsin minna missionäriks, ma ei olnud treenitud veel, ma tahtsin kohe minna. Jumal käskis mul oodata. Vaata, ta ütleb, et see on teine ootamine, see ei ole Jumala ootamine, et ma ootan Jumalat, nagu millal ta nagu tuleb ja mulle armu annab, vaid ma ootan nagu võõrutatud laps oma ema rinnal. Ma ootan Jumala aega. Ma ootan selle tema ajastuse ära. See on täiesti, see on elementaarne, me saame aru, me ootame, eks ole. Sa paned muna keema, sul võib olla kõht tühi. Sa ei saa võtta seda toorest muna sealt vee seest ja ütled, et ma tahan kohe. See on vedelmuna. Sa pead ootama, on ju. See on ootamised, mis on täiesti õiged. Siis mis on veel, millest ta ei räägi siin, on see ootamine, kui me nimetame seda ootamiseks, aga tegelikult see ei ole ootamine, kui me oleme tema ligiolus. Kui me võime olla tunde tema ligiolus, kuulata ülistust, võib-olla räägime temaga ainult paar sõna, me loeme piiblit, me loeme mingit sügavat raamatut, me loeme ühte rida 20 korda, me liguneme, me lihtsalt viibime tema ees. Ega me ei oota ju. Kuigi me oleme vaikselt ja tasa ja me ootame, mida ta ütleb, me ootame, mida ta arm teeb, aga see ei ole see, et seal me oleme tema ligiolus, see on täis usku, see on täis hingamist, see on kaunis. See ei ole sellest ootamisest, see ei ole nendest ootamistest, see räägib sellest ootamisest, kui me tuleme vaga nägu peas ja otsustame oodata, millal Jumal siis sirutab armulikult oma selle kuldkepi ja kuningana siis ei sõima sind läbi, vaid ütleb, no hea küll, sa võid tulla mu ligiollu, eks. Et me püüame selle ootamisega välja teenida õigust kuulata Jumala häält. Ja vaat see on see, millega siin Jumal pahandab. Ta ütleb, kas minu hääl peaks olema, kas ma peaksin jonnima? Põhimõtteliselt võib öelda, et kas ma olen nagu selline jonnakas naine, kes kiusab oma meest sellega, et kui ta tahab, et mees midagi teeks, siis ta lihtsalt vaikib ja ei räägi mehega. Mees küsib, naine on vait, sellepärast, et ta tahab, et mees saaks aru, et ma olen pahane su peale. Jumal ütleb, kas ma peaksin midagi sellist tegema? Et umbes niimoodi, et sina tuled, sul on kerge süütunne, et sa pole ammu minu jaoks aega võtnud ja nüüd mina keeran niimoodi pea kõrvale ja õla ette ja olen lihtsalt vait. Et sa siis häbeneksid. Jumal ütleb, kas ma peaksin seda tegema või? See tähendab, et ma lisan oma poja ristisurmale ikkagi tingimusi juurde. Sa pead ennem kvalifitseeruma, ennem tegusid tegema, ennem teatud rituaale sooritama ja siis ma alles nii-öelda armulikult mõtlen, kas ma räägin sinuga või ei. Kogu aeg Jeesus ütles, minu lambad kuulevad minu häält. See on jah ja aamen, nii nagu ta siin sõnumi lõpus ütleb, et tee on lahti, mu lapsed, ärge enam oodake. Teie isa ootab teid igal ajal ja igas olus alati.
kui ta räägib siin, et Jeesus on selle elava vahevaiba oma ihu kaudu käristanud lõhki selle eesriide, see tee on lahti. Ta ütleb, ja seda ei saa enam keegi sulgeda. Kujutad ette, kui võimas lause see on. Jumal ütleb, minu poeg lasi omaenda ihu lõhki käristada, odaga läbi torgata, et sina võiksid tulla läbi tema vere otsejoones. Kas mina peaksin tegema nägusid ja panema sind ooteruumi, ootama, kuni kuningas armu annab? See oli, ta ütleb, see on Vana Testament, see on vana lepingu aeg. Te olete uue lepingu sulased. Me ei saa võtta vana lepingu kirjakohti ja tsiteerida neid ja et hea on, kuidas seal on, et hea on vaikselt oodata issanda päästet. See oli vana leping. Nad ootasid vaikselt päästja tulekut. Päästja tuli juba. Ta tuli ära juba, ta juba lasi oma ihu lõhki rebestada, et sa läbi tema vere, läbi selle liha eesriide saaksid otse joores isa juurde. Enam ei ole vaja vagalt ja vaikselt oodata issanda päästet. Jah, ajaliselt küll, kui sul on vaja, nagu me ütlesime, me ootame Jumala ajastust, aga me ei pea ootama, kui tema tuleb ja puudutab oma last, kui tema räägib oma lapsega. Võib-olla, ta ütleb ka, et ma peksan iga poega, keda ma armastan. Kunagi, kui ta sõitles mind päris kõvasti mõned aastad tagasi või selline, ütleme, ma sain sellise noomitava sõnumi ja ma olin hirmus solvunud. Ma teadsin, et tal on õigus, aga ma olin ikkagi solvunud, et ta minuga nii otse ja järsult räägib. Seal ei olnud mitte mingisugust ninnutamist, sellist mu tütar ja oi kui armas sa oled ja vaid ta ütles nii ja miks on nii ja miks sa mõtled nii ja siis ma mõtlesin, et nüüd ma sain ikka nahutada, miks ta niimoodi minuga tegi. Ja ma olin, ma ei tea, miks ma olin kuidagi natuke solvunud, kuigi ma teadsin ju, et tal on õigus. Ja siis ma teen piibli lahti ja seal tuleb see kirjakoht, et mina, kuidas vana tõlge ütleb, ma peksan iga poega, keda ma armastan. Ja siis ma sain aru, appi, sa rääkisid minuga nii otse sellepärast, et sa armastad mind. Tead, mul läks nägu naerule. Ma sain aru, et kuule, igaüks ei kuule niimoodi. See tähendab, et isa on mulle nii ligi, et ta ütleb mulle otse ära, kui talle midagi ei meeldi, sellepärast, et ta armastab mind. Nii et nii kui ma seda salmi nägin, siis ma sain sellest aru, et tegelikult oli see noomitus isa armastuse sõnum. Ta hoolib minust nii väga, et ta ei taha mulle ainult mett moka peale määrida ja ainult minuga nagu titega kogu aeg rääkida, eks ole, plüti, vaid et ta ütleb otse ära, et vot, aeg on suureks saada. Ja tegelikult ta ju austab ja armastab mind, kui ta seda teeb, eks. Ja vot, siin selle sõnumiga ka, et see, kui võib tunduda, et ta tuuseldab nagu siin seda suhtumist, aga mis see on ju tegelikult armastus. Tegelikult ta ütleb, et miks te teete seda tsirkust seal nagu hambaarsti ooteruumis? Miks te ootate kutset? Et siis, kui mina siis kas tulen teie juurde, vahel harva, astun sisse või et siis ma pean nagu kuidagi midagi erilist tegema, et te julgeksite läheneda, et kes on teile valetanud. Ja siin ta ütleb otse ära, et vaenlane on teile valetanud, et te peate istuma ja ootama, kuni mina tulen. Ja ta ütleb ju, vaata mulle siin algusest peale, et tule sina välja. Ära oota, et mina iga kord sisse sinu juurde tulen. Vahel ma tulen, siis kui tahan, siis tulen. Aga millal iganes sinul on mind vaja, tule välja, tule leerikärast välja, tule ise värske õhu kätte. Tule välja, ta ütles ju Eeliale seal
kui Eelia seal ennast seal maha kandis ja mäletate, Iisabeli eest jooksis, istus koopas ja halises seal ja Jumal kutsus ta välja. Jälle tuule kätte, värske õhu kätte, tule välja, ära istu seal, tule välja minu juurde, eks. Ja ta ütleb, et tule ise, tule usukülluses, tule julgusega, tule välja, tule räägime. Tule julgusega Armu Aujärvi ette, sest et kas mina peaksin keelama sulle, kui mu lapsel on, ta on hädas, ta ei oska, ta ei saa hakkama, miski asi on üle jõu. Kas ma peaksin lapsel laskma oodata, ma ei tea kui kaua. Ta ütleb, tule ja kui sa tuled ja küsid, mul on seda vaja, ma kummardun sinu poole, ma võtan iseendast ja ma panen sinu sisse selle võimekaks tegeva armu, et sa lähed ja sa saad hakkama. Sa saad hakkama. Isa tahe on see, et me saame hakkama. Ja ta ütleb ju Jaakobuse kirjas, et kui kellegil on puudu tarkusest, see palugu ja Jumal annab heldelt ja ei tee etteheiteid. Kas seal ütleb nii, et kui kellegil on puudu tarkusest, siis vaata need sammud, mis sa pead tegema, on nii. Kõigepealt loo endale üks kohtumispaik Jumalaga, nagu moslemitel see palvematt. Keera see õiges suunas, keera see Jeruusalemma suunas, eks. Siis pane uks kinni, siis kuula ülistust, siis paastu. Kui sul on puudu, sul on vaja tarkust nüüd, eks ole, siis tee kõike seda, siis püüa vaigistada oma mõtted, siis ole tema ees, siis loe sõna, siis tee kõik need sammud ära. Ja siis võib-olla 3. päeval siis äkki Jumal siis lubab sul tulla, annab tarkust. Jaakobuse kiri ütleb, kui kellelgi on puudu tarkust, siis küsigu. Mis tähendab, et Jumal sirutub sinu poole ja annab sulle armu. Tule julgusega, kui sul on vaja, tule küsi. Jah, on hea võtta neid ligunemise aegu. Aga see ei ole see, et kui sa tahad temaga koos olla, tema häält kuulda, siis see süütunne ütleb sulle, et nüüd käivitub Jumalale lähenemise programm. Nüüd on vaja teha rida, see takistusriba läbida. Nüüd on vaja rida neid vagasid tegusid teha. Et siis, kui sa oled kõik nii-öelda need templisse sisenemise sammud täitnud, siis Jumal lubab sul siseneda. Ja ta ütles mulle siin väga selgelt, et kas see teema pole juba kord lõpetatud? 2000 aastat hiljem, kas me ei ole juba lõpetanud seda teemat? Miks te ikka veel teete endale asja keeruliseks? Ja te ütlete, et te seate omalt poolt tingimusi juurde, otse kui mu arm oleks liiga lihtsalt kõigile kätte saada. Ja seetõttu tuleks seda raskemaks ja keerulisemaks teha, nii et armule pääseks ligi ikkagi ainult need, kes teistest rohkem tegusid teevad ehk ootavad. Vaadake, kui peenikene see on. See on nii peenikene, et ma lihtsalt ei oskagi seda sõnadesse panna, see on nagu juuksekarv. Et vaadake, saate aru, miks mina kuulen Jumala häält rohkem kui teie. Saate aru, mina lihtsalt ootan tema ees. Mina lihtsalt veedan aega tema ees ja ma olen ära teeninud selle. Ma olen pälvinud selle au kuulata tema häält, aga teil ei ole aega niimoodi Jumala ees olla. Vaadake, milsugune, kuidas see elitism võib tulla sisse, kuidas see klassivahe võib tulla sisse. Kas siin on, ütle, kas siin on mingi vahe, et pastor kuuleb Jumala häält otsemini ja kiiremini kui koguduse liige? Kas kuskil on öeldud, et pastorid kuulevad paremini? Ta ütleb, et ma olen oma vaimu välja valanud oma poegade ja tütarde üle. Välja valanud. See tähendab, siin ei ole mitte mingit vahet, kas on pastor või on vastpäästetu. Vastpäästetul on otsene ligipääs isa trooni ette. Ta võib näha ja kuulda Jumalat. Mina hakkasin kuulma sisuliselt 2-nädalaselt juba. Mitte keegi ei teinud mulle takistusi. Mitte keegi ei öelnud mulle, kes sa selline oled. Sa oled alles liiga noor. Jah, juhendamist on vaja,
vaenlane tuleb ka sinna vahele, on vaja õpetust, on vaja abi, aga Jumala häält kuulevad kõik, kes tulevad tema ette usukülluses. Nii et minu küsimus on täna, ma ei loegi neid kirjakohti ette, kui sa tundsid ära siin vähemalt 20 kirjakohta selles tekstis. Minu küsimus on praegu suurele ringile. Kui sina lähed Jumala ette, kas miski ütleb sulle, sina ei kuule Jumala isa häält sinuga rääkivat? Võib-olla sul ei ole seda harjumust, et kirjutada ülesse. Et sa ootad, et sa kuuled mingit kõmisevat häält taevast ja siis, kui seda kõmisevat häält kuskilt väljast poolt ei tule, siis sa ütled, Jumal minuga ei räägi. See Jumala vaikne hääl on sinu sees, see on siin rinde all, see on siin vaimus, kus su vaim on sinu sees ja see on selline vaikne, pehme mulje. Ja see võib alata lihtsalt sul on selline tunne, nagu Jumal ütleks, mu armas laps, või et Jumal ütleb, mu kallis tütar. Või nagu minu sõnum algas, lihtsalt sa tunned nagu sinu sees miski tõmbab ja ütleb tule. Ja sa paned kirja selle sõna, tule. Mismoodi ma tulen? Ja sa kuuled nagu seda sisemuljet, mis ütlebki edasi, tule, ma loen, kuidas see on, kui see sõna on. Tule siiapoole ust. Sa saad aru, millest Jumal räägib, sest sa tegelikult vaimus tajud ja vaimus näed. Astu uksest välja, astu läbi ukse välja. Ära oota, et mina sinu juurde sisse astun. Astu ise minu juurde välja. Jumal võib rääkida sinuga, ma ei tea, mis teemal, aga see on see, kui sa hakkad üles kirjutama. Sa tead, et see ei tule sinu mõistusest, see ei tule sinu peast, sest et see, kui sa kuuled oma seest ja kirjutad seda ülesse, see on soe. Teate, see on nagu palsam, see on nagu soe mesi. See on nagu, ma ei tea, meegapiim, võib-olla mõnele ei meeldi see, aga see on midagi väga sooja, leebet, pehmet, armastavat. Selles on selline isa armastuse ligiolu. Ja sa paned need järjest kirja ja tead, pärast sa oled täiesti nagu üles sulanud, loigustunud lumememm. Sa mõtled, appikene isa, kas sina tõesti mulle seda rääkisid? Aga ta räägib kõigiga. Nii et minu küsimus on, mis sind takistab või kes on sulle valetanud, et sina ei kuule? Kõik need kirjakohad, mis ma sulle üles lugesin, ta ütles, tulge ja jooge, ilma hinnata, tulge ja sööge, tulge minu juurde. Ta kogu aeg ütleb, tulge. See, kui Ester pidi ootama audientsi ja ütles, et keegi ei tohi minna kuninga ette ilma, et kuningas kutsub. Kristlased tsiteerivad seda. Sina pead ootama, kuni Jumala vaim ise kutsub sind. See on Vana Testament. See on Vana Testament. See teeb tühjaks selle, et Jeesus on selle tee avanud läbi elava eesriide, selle vahevaiba. See, et Ester pidi ootama, kuni kuningas Ahasveeros sirutas oma kuldkepi ja lubas tal tulla. Meie ei pea, me oleme lapsed. Sinu laps ei pea ootama, kuni sina sirutad kuldkepi, et ta võib sulle ligineda või muidu saab malakat. Lapsed tulevad öösel sinu magamistuppa, ta ei taipa ka, et ta võiks koputada. Ta tuleb lihtsalt, marsib sisse, padi kaenlas oma jänku või mõmmi on kaenlas, lutt suus, ronib sinu ja su abikaasa vahele. Teda ei huvita ka, ta ei oota, millal sa lubad tal läheneda. Ja vaata, isa ootab seda sama. Laps, kui sul on vaja, sul on teinekord nii hädasti vaja, sa ei saa kõike seda neid piruette seal teha eeskojas. Tule, jookse minu varju alla, jookse. Kuidas see laul on, et issanda nimi on nagu tugev kindlus, kuhu õige jookseb ja leiab varju. Need sõnad on mõnel pool on erinevad sõnad, eks.
Tähendab, me võime joosta otse sisse ja öelda, isa, mul on vaja armu oma abiks nüüd. Mul on vaja, et sa minuga räägid. Isa, palun räägi minuga. Ja nüüd, kui on vaheseina tunne, kui on selline tunne, et ei kuule, siis võta see teadmiseks. See vahesein ei ole mitte kunagi isa poolt. Isa ei jonni sinuga. Isa on Jumal. Isa on liiga suur, et oma lapse ees sellist manipulatsioonitsirkust teha. See vahesein, mis sul tunne on emba-kumba, kas on kuri vaim, kes on tulnud vahele, kas on religioonivaim, kes on mingi muu või on see sinu liha. Ja siis sa teed tegemist oma lihaga. Nagu ta ütles, et oodata on jah vaja, kui te olete läbi oma enda liha võidelnud. Aga minu poolt on uks lahti, minu poolt, mina olen alati olemas. Ja vaadake, ta ütles, et kui ta ütles, mina olen alati siin, siis mul tuli meelde Jumala nimi Jehova Shammah. Ja see oli Vanas Testamendis, kui Jumal ütleb, mina olen Jehova Shammah. Ma olen Jumal, kes on alati ligi. Ma olen alati kohal. Ma olen alati selles Jeruusalemmas. Ma olen alati oma pühas linnas. Aga meie jumallastena oleme tulnud juba taevasesse Jeruusalemma. Hebra 12:22 järgi, eks. Me oleme juba tulnud ja Jumal on alati kohal oma linnas Jehova Shammah. Sellepärast ta ütles mulle, mina olen alati siin. Ma olen alati ligi, ma olen alati kätte saada, uks on lahti. Nii et ma praegu siis lõpetan, meil on aeg läheb, et me saaksime ka need asjad palvesse panna, mis vaja. Aga ma lihtsalt jätan selle teile praegu mõtlemiseks ja julgustuseks, et kui sul on võitlust, siis kindlasti mitte sellega, et Jumala juurde kuidagi sisse pääs ära teenida. Sa oled laps. Kõigepealt sa lähed tema palgette, kõigepealt sa räägid jutud ära, sa küsid tema käest, mis vaja on, sa küsid, et ta sinuga räägib ja kui siis on, kui ta ütleb sulle, et kallis laps, ma nii armastan sind, kas sa tead ka, kuidas ma olen igatsenud sinuga koos olla? Miks sa lased mul nii kaua oodata? Sa tead ju, et ma igatsen su järele. Tule, ära jäta enam nii pikka vahet. Sa tead, et su issi armastab sind. Ta võib sulle öelda neid asju. Või ta võib öelda seda, et kui sa arvad, et sa kõike oma tarkusest tead, sa ei märka ka, et võib-olla on mul sulle vaja öelda midagi ette. Võib-olla sa kõnnid mööda oma sõbrast, kellel on mure või mingi raskus või häda. Ja kui sa ei tule ja ei võta aega minu ees, ma ei saa sulle seda öelda, et pane tähele, aita oma sõpra ja sa kõnnid oma sõbrast mööda. Palun ära jäta liiga pikki vahesid, sest vahel mul on vaja sulle päriselt ka öelda asju, aga kui sa ei tule, siis sa ei tea. Oleneb, mis tasandil Jumal sinuga räägib, aga me peame teadma seda, et tema on alati Jehova Shammah, ta on Immanuel. Jeesuse nimi on ju Jumal, eks ole, Immanuel, alati meiega. Tegelikult see im tähendab sees, mitte lihtsalt meie seas, meie hulgas, meie keskel, vaid Immanuel tähendab, ta on Jumal meie sees. Seega, mis vaheseinast me räägime, kui ta on meie sees, kui kõige püham paik on meie sees, kui Jumal elab oma vaimu läbi kõige pühamas paigas meie sees, mis vaheseinast me räägime, mis liginemise rituaalidest me räägime. Me räägime ainult sellest, mis sõna ütleb, läki siis julgusega usukülluses. Usus, nagu lapsed, kui on vaja, me klaarime oma asju, aga me ei pea arvama, et me ei vääri kuulda Jumala häält. Jumal tahab meiega rääkida. Jeesus ütles, minu lambad kuulevad minu häält. See tähendab igas vanuses, on see lammas natukene haige, on see lammas murdnud jala, on see lammas kadakokkaid täis, on see lammas kuskile mudaauku kukkunud. Ta ei tee vahet, ta ei ütle ainult minu laitmatult puhtad, valged, täiuslikud, vagad, pühad lambad. Ta ütleb kõik lambad, minu lambad, kui sa oled Jumala lammas,
võib-olla tundub vahel, et ma olen rumal nagu lammas, siis sa oled ikkagi lammas ja ta ütleb, lammastele ma tagan, et nad kuulevad mu häält, sest mu lambad ei saa selle eluga hakkama, kui nad ei kuule minu häält. Nii et siin ei ole hierarhiat, siin ei ole väärimist, siin ei ole see, et juht ja õpetaja, see pastor ja apostel ja prohvet, nemad väärivad kuulda Jumala häält. Lambad väärivad kuulda Jumala häält, meil on vaja kuulda Jumala häält. Ja sina oled üks nendest. Oled sa minuga nõus? Aamen. Nii et selle koha pealt panen punkti. Kes tahab täiendada? Oi, kohe nii, et silmad pani särama kohe. See on see, mis on nagu endal paisu taga olnud ja nüüd Riina rääkis välja. Halleluuja! See on nagu niimoodi, et ma olen nagu süte peal kogu aeg olnud, et kuna see prahvatab, kuna see tuleb. Ja see tuli, mida ma nagu ise ka olen kogenud, et lihtsalt sa oled ja ta on, ta ei tule, tõesti, ta on meis. Et Jumal on lihtsalt appi, see on nii hea, ta on nii hea, et me ei pea nagu muretsema, vaid ta on isa, kes sirutab, see on tõesti nagu nii, Et vaata, kui Jeesuse läbi on meil avatud uks isa koju, eks ju. Et vaata, kui palju on religioon nagu inimesi nagu ka eemale lükanud, vaata selle armulaua tõttu. Sest isa süda on avatud kõigile ju, eks ju. Et sa ei saa enne võtta osa, kui sa pead, eks ju, teatud jada ära tegema. Aga kujutad ette, kui ta ütleb, et tulge kõik minu juurde, kes on koormatud ja vaevatud, eks ju, et mina annan teile oma leivast osa, sellest armu andvast leivast osa, et isa süda on kõigile avatud, et see ei ole, et ta suri ainult usklike eest, eks ju, et see on häda teile, kui te ei tule minu ligi ega saa osa minu elust, eks ju, sellest õnnistusest, et tulge kõik minu ligi. Tema süda on avatud kõigile. Aga religioon on, eks ju, pannud teatud punktid, mida sa pead ära täitma ja millest inimene oma jõuga elu ilmas ei jõua üle hüpata, eks ju. Alati süüdi. Alati süüdi, jah, just. Ja, nii kui ta seal ütles, et see on teie jaoks liiga lihtne, see on liiga lihtsalt kõigile kätte saada ja sellepärast on toodud need sellised nüansivahed sisse, et ikka nii lihtsalt armu ei saa, sa pead ikka natukene tegusid tegema enne, kui sa nii-öelda Jumala abi, tema hääle kuulmist, tema nõu, tema tähelepanu väärid. Kuidas ta ütleb, et Jumal on kõik asjad teinud lihtsaks, inimene ise leiutab rohkesti riukaid. Et ma arvan, et see on see põrgu ajutrust, kes leiutab kogu aeg, kuidas iga õpetus, mis tuleb, et sinna tuleb see mao hääl juurde, et ei vaata päris nii ei saa ikka nii, ärme ikka nii lihtsaks ka seda asja tee. Ja see mao susin tuleb sinna kõrvale ja see kõik tundub nii tark, on ju, nagu Madu lubas ju, Jumal tahtis, et ju Adam ja Eeva esindaksid teda, oleks tema sarnased. Ja Madu ütleb, jaa, te peate saama Jumala sarnaseks, ma aitan teil saada Jumala sarnaseks. Sööge siit puust, eks, kõik tundub õige. Eesmärk on ju saada Jumala sarnaseks. Vot samamoodi, et eesmärk on kuulda Jumala häält, ootame, võtame Vana Testamendi kirjakohad ja ootame, kuni Jumal meile armu annab. Aga ta on ammu andnud. See on Vana Testament, eks, see on vana leping, kui nad ei tohtinud tulla kõige pühamasse paika. See uus Jeruusalemm, kui sa vaatad neid uue Jeruusalemma mõõtusid, pikkus, laius, kõrgus on võrdsed. See on tegelikult kõige pühama paiga täiskuju. See, mis oli templis, see, mis oli Saalomoni templis, see kõige püham paik, pikkus, laius, kõrgus võrdne. Ja seal ei olnud ju loomulikku valgust, sest et nii-öelda issand ise oli valgus. Uus Jeruusalemm, see tohutu linn, pikkus, laius, kõrgus võrdne, ta on kuubikujuline ja seal ei olnud päikesevalgust, sest issand ise valgustab ja tema lamp on tall.
mis tähendab, et meie, kes me oleme tulnud siiani mäele, taevasesse Jeruusalemma, me elame kõige pühamas paigas. Meil ei ole enam vaja seda, et preester läheks meie ees kellukesed, kuljused 6 saba küljes kord aastas. Juba läks. Jeesus Melkiseedeki korra järgi juba läks, nüüd võivad kõik elada kõige pühamas paigas. Takistusi ei ole enam. Aga vaadake, kui kaval on see, kuidas Vana Testamendi täiesti õiged kirjakohad, nii aulised, nii vagad kirjakohad, me võtame ja tõmbame selle omale nagu koti pähe ja ütleme, et hea on vaikselt oodata, kuni Jumal meile armu annab. Ta on juba andnud. Ta on kõige armu Jumal. Ta on teinud otse tee trooni ette läbi oma enda ihu, et me saaksime armu igal ajal õigeks ajaks, alati, ööpäeva ringi. Me ei pea enam ootama. Et see on, jah, vot selline sõnum täna. Isa, me tõesti täname sind, et sinu vaim on meis, sinu vaim on elav meis, et sa oled teinud ka meie surelikud ihud elava. Isa, me täname, et sa ei ole barjääre teinud vahele. Tõesti, et seda vaheseina ei ole vahel. Sinu poeg Jeesus suri ja tegi kõik. Ta lammutas need vaheseinad. Täname selle täiusliku töö eest. Me täname Jeesuse surma ja ülestõusmise väe eest, mis on nii täiuslik. Ja see ei ole valitutele, vaid see on kõigile. Kõik, kes usuvad, kõiki sa oled andnud neile meelevalla saada Jumala lasteks, poegadeks. Isa, me täname, et tõesti, et sa ei tuleta meelde endisi asju. Isand, sa ei tuleta meelde meie eksimusi, vaid sinu käed on sirutatud meie poole. Sa ootad, Isand, et meie tuleme sinu palge ette nii öelda. Isa, et me lihtsalt avame ennast. Isa, tänu sulle. Tänu, Isa, selle julgustava sõna eest. Isa, ma lihtsalt kiidan ja tänan, Isa, las see levida, las see saada suureks igaühe sees. Isand, sinu suurus las saada suureks ja avaraks ja võimsaks. Isa, et sinu kuningriigis ongi nii. Tõesti, et me ei pea ootama. Sa oled kättesaadav, sa oled ligi, sa oled kohe siin ja praegu. Kuulutame seda sinu armu, seda suurust ja sügavust nende üle, kes on praegu ahastuse sees, kes ei oska, kuidas enam edasi minna. Isa, me täname, et sinu käsi ulatub nendeni. Isa, me kuulutame sinu valgust ja sinu suurust. Isa, me kuulutame nende üle Jeesuse Kristuse nimes. Tänu sulle, et me võime igal hetkel olla sinuga ja sinus ja sinu ees. Isa, tänu sulle, halleluuja, Isa, ma kuulutame tõesti seda hea sõnumi levimist. Isa, tõesti, et see levib, et see saab katma meie maad, sinu headuse, armastuse sõnum, mitte käsu ja keelu sõnum, vaid sinu armastuse sõnum. Isa, see sinu südame sõnum, sinu südame sõnum üle Eestimaa, me deklareerime seda, sest sinu armastuses on vabadus, sinu armastusest tulevad head asjad esile, sünnivad head asjad meie maal. Me lihtsalt kuulutame seda Jeesuse Kristuse nimel, me lihtsalt deklareerime seda. Isa, pimedusel ei ole meelevalda, sest meelevald on juba ära võetud ja me deklareerime seda. Me deklareerime seda meie maale, me deklareerime seda me maa alla, maa peale, taevastesse, Kristuse valitsust. Halleluuja. Isa, tõesti, et kõik, kes seda sõnumit kuulevad, saavad üles ehitatud, nende südamed saavad üles tõstetud. Isa, kes on küüru vajutatud, saavad sirgu lausa, sirgu väärikaks. Halleluuja, sest sa oled meid kõiki väärikaks teinud. Halleluuja. Jeesuse vere läbi me oleme kõik väärikad. Isa, tänu sulle. Tänu sulle, et siin ei ole teisiti mõtlemist kui Jeesus, nii nagu sina mõtled meist. Halleluuja. Amen.